Unetus. Unetusel on päris palju erinevaid põhjusi. Ja üks asi on see, et kui sa oled nii-öelda vaimselt ära kurnatud, siis reeglina on unega tõsised probleemid. Teine asi, mis unetust põhjustab, on ka energia ülejäägid. Ja energia ülejäägid on üldiselt sellised asjad, mis tulenevad füüsilise tegevuse vähesusest. Aga mõlema puhul tegelikult on üks hästi selline hea lahendus, mille puhul siis tegelikult see tõmbab nii vaimselt pinged maha kui ka füüsiliselt mõjutab organismi. Ja see on tegelikult üks väga lihtne asi, mis on Eestis kasvabki ja see taim on tegelikult sibul. Ehk siis sibula omadused on sellised, et üks asi on see, et tal on tugevalt vitamiine ja mineraale, aga üks oluline komponent, mis sibula sees on kvertsitiin. Ja võt see sama kvertsitiin on see aine, mis tegelikult aitab ajul rahuneda. Kuigi aju ei ole nii-öelda sõna otseses mõttes selline mõtlemise vahend, vaid ta on tegelikult kesknärvisüsteemi kompuuter, mis on nagu põhiolemus, siis ütleme pingeseisundid, mis tekivad kvertsitiini puudumisel, need ongi need, mis hoiavad aju hästi aktiivsena, ehk siis mõte tuleb kogu aeg aktiivselt nagu esile ja see aktiivsus tegelikult ei lase meil magama jääda. Ja kvertsitiin, ehk siis mis tegelikult on sibula üks selline aine, see on nagu see asi, mis tegelikult selle aju maha rahustab ja tegelikult hästi magama paneb. Ja pean ütlema, et just eile rääkisin ühe tuttavaga, kellel on siis väike laps. Ja sellel lapsel oli siis mingisugused külmetushaigused või mis iganes probleemid seal olid. Ja see ema tegi siis lapsele seal sidruni, sibula ja meega vist oli sellise segu. Ja kui ta seda lapsele andis, siis ta ütles, et muidu laps magab öösel kehvasti, aga see öö magas väga hästi. Ja siinkohal ütleme see sibula olemasolu tuli nagu väga otseselt nagu välja. Ehk siis ma ei tea, kuidas selle lapsele küll anda suutis, ehk siis magus kibe asi, ehk siis sibul ei ole teatavasti selline väga hea maitsega. Aga ütles jah, et selle peale, et laps sõna otseses mõttes väga hästi magas sellel ööl. Nii et sibul on väga kasulik asi, ehk siis sibul annab ka hästi tugevalt energiat. Muidugi sibula puhul on ka see lugu, et kui seda nagu palju tarbida, siis seda lõhna on tunda väga kaugele. Aga ma arvan, et kui on tegemist tervise parandamisega, siis need lõhnad ei olegi nii olulised. Nii et kellel on unetuse probleemid, siis teil on tegelikult vaja esiteks energiat maha laadida, ehk siis kui füüsilist energiat on palju, siis me tegelikult ei taha väga hästi magada. Teine asi on see, et kui me oleme üle töötanud, siis ka see on nagu see probleem, kus nii-öelda magama jäämisega on probleeme. Aga siinkohal see lahendus, et sööge sibulat, ja ma ei räägi siin küpsetatud sibulast, vaid tõesti sellisest toorest sibulast, see tõesti annab teie ajule sellise korraliku laengu, mis võtab aju aktiivsuse natuke nõrgemaks, aga ta nagu aitab siis ajul unefunktsioone paremini töösse panna. Nii et söögi sibulat ja praegu on siis aeg, kus kevad hakkab tulema varsti, ehk siis sibul annab teile korraliku vitamiini, mineraali doosi, mis siis tegelikult aitab seda kevadväsimust paremini üle elada.